Siin Reiditee ääres Kadrioru veerel on seisnud aastaid tühjane üks plats, kui ümber on kerkinud lugematul arvul kortermaju. Ja mis seal salata, nendesse kortermajadesse on inimesed ostnud ka üsna krõbeda hinnaga korterid, lootes merevaadet, rahu ja vaikust. Need samad elanikud on aga endalgi üllatuseks nüüd avastanud, et juba vähem kui 2 nädala pärast peaks siia kerkima uhke meelelahutusala. 19. aprillil peaks siis siin sellel platsil toimuma suur avapauk, avaüritus, mis on siis esimene üritus paljude ürituste jadas, nii nagu on välja reklaamitud. Et see tuli meile kõigile üllatusena. Facebookis on suurelt välja reklaamitud Yes Eventsi poolt Reidipargi kevadlaat sõnumiga uus kohtumispaik linna südames. Tänaseks on üritusest huvitatud juba üle 2000 inimese, kes kõik plaanivad tulla Kadrioru kanti kortermajade vahele uut laata kaema. Selgub aga, et luba sellise ürituse korraldamiseks üldse veel polegi. Mina saan ka öelda seda, et Tallinna linn nende seal toimuvate ürituste jaoks avaliku ürituse luba ei ole andnud ja minu selge seisukoht, mis ma olen ka ettevõtjale tegelikult on öelnud, et enne tuleb ikkagi ka ümberkaudsetele elanikele neid plaane tutvustada. Asi läheb siiski veel põnevamaks. Kui võtta lahti Reidipargi koduleht, selgub, et sinna ei plaanita mitte ainult ühte laata, vaid lausa 5,4 hektari suurust meelelahutusala, kus peaks aasta läbi toimuma nii Tivoli, rändtsirkus, tänavatoidufestival kui ka jõululaat. See tähendab, et hommikul kell 9 hakkame me ärkama muusikasaatel. Muusika siis pannakse kinni tund enne pargi sulgemist, mis on siis esmaspäevast reedeni saab see olema siis kell 9 ja nädalavahetustel siis kell 10. Ja nagu ma aru saan, siis on taodeldud ka alkoholimüügiluba. Ja siin kuuldavasti on ka kõik kaubandus- ja kauplemis juba lepingud tehtud ja ma usun, et siin võtab seisukoha tegelikult ka tarbijakaitse, sellepärast et sisuliselt ikkagi reklaamitakse kaupa ja toodet, mida ei ole. Meile liiduna on see ka päris huvitav pretsedent, et Tallinna linnas on toimumas sellised suured ja võimsad sündmused otse siis kortermajade elanike akende all. Ja. Tervist, mina Kristina Veimer, helistan TV3 uudistest. Tahtsime lihtsalt küsida, et kuidas on nüüd see võimalik, et on välja reklaamitud ikkagi üritus, millele tegelikult täna luba ei ole? Ja ma ei saa teile praegu mingid kommentaarid anda ja minu ettepanek, et te pöördute otse maaomanikule, kes on Tristani OÜ ja täna toimub ka ametlik kohtumine, kus osaleb linn, maaomanik ja lähedamad elanikud ja seal jagatakse kogu infot. Lihtsalt meil ei ole praegu mingid kohustused need infot teile jagada. Aga varsti kogu info tuleb. Arusaadav. Küsimus on lihtsalt täna selles, et teie ettevõte ju reklaamib tänased üritust. Ma ei saa teile praegu mingid kommentaarid anda, et lihtsalt pöörduge palun Tristani OÜ-le, siis nad annavad teile kogu infot. Ettevõtte, kelleni meid suunatakse, omab tõesti aadressil Petrooliumi 6 Nafta 1 paiknevat kinnistut. Reidipargi üritusi turundab aga just Yes Events. Kohalike sõnul hakkas kahtlane tegevus antud platsil pihta juba aasta tagasi, kuid ka siis ei tulnud linna poolt ühtegi reaktsiooni. Eelmisel aastal meie elanikud siis märkasid, et siin platsil hakkas mingisugune tegevus, et hakati paigaldama kaableid, ehitama alajaama, mingisugused pinnase tööd hakkasid, et siis me kirjutasime linnale ja uurisime, et mis tegevus siin toimub. Ja meile öeldi, et mitte midagi tegelikult ei toimu. Mis hetkel see jõudis nagu linna või linnaosa lauale? Linnaosa lauale jõudis mõned nädalad tagasi. Kavandatava Reidipargi ümbruses elab hinnanguliselt 7000 inimest, kes kõik saaksid osa Tivoli ja tsirkuse, valguse ning mürareostusest. Nüüd, kus need inimesed on aetud täielikult endast välja, kutsuti täna õhtuks kokku ka esimene kohtumine linna esindajate, elanike ja ettevõtte vahel. Tundub nagu kõige rumalam asi, mida üks ametnik või poliitik teha saab, on see, et minna kellegi kodu kallale, ilma et nende asjasse puutuvate inimestega ennem suheldakse. Tegelikult minu sõnum oli küll kohe, et tuleb kohalikega varakult suhelda, mida varem, seda parem. Miks need asjad, kogu see asjaajamine ka linnalt taotluse, avalik ürituse loa taotlemine jäi siis nagu sellisesse, vahetult enne ürituse perioodi, see on jällegi pigem küsimus nagu korraldajale. Kesklinna osa vanemana on andla seisukoht, et sellist meelelahutusparki ilma analüüsi ja elanike toetuseta elamurajooni tulla ei saa. Kuidas edasi liigutakse, selgub vast pärast tänast koosolekut.